Tere, kallid vaatajad! Tere tulemast saatesse Miks Iisrael, kus me tahame süvitsi arutada erinevaid Iisraeliga seotud teemasid ja paremini mõista Jumala südant ja plaani selle rahvaga, selle piirkonnaga ja tegelikult kogu maailmaga. Minu nimi on Hanna-Kerli Kippel ja täna on minuga siin stuudios üks väga põnev külaline, pastor Neemo Raasik. Tere, Neemo! Tere! Nii tore, et sa said siia saatesse tulla. Ma tegelikult tean, et sa tulid kuskilt päikese alt siia poole. Ja kahjuks Iisraeli ei saanud, aga käisin selles Mitsraimis ehk siis Egiptuses. Väga lähedal. Ütleme sama päike. Peaaegu paistis. Ja, väga põnev. Neemo, äkki sa räägiksid endast vaatajatele kõigepealt, kes sa oled, millega sa tegeled? Ja ma ei tea, kui pikalt ma seda räägin, aga ma ei tahaks endast palju rääkida, räägiks rohkem Iisraelist, aga ja ma olen Türi missionikoguduse pastor, mille me alustasime 27 aastat tagasi Türi linnas. Ja Iisraeliga seoses on mul selline huvitav kogemus olnud, et alates 2008. aastast oleme me Iisraelis käinud. Ma ei ole täpselt isegi lugenud, aga umbes 50 kuni 60 korda sinna vahele kuskile. Ja ma ei pretendeeri nüüd mitte Eesti kõige rohkem Iisraelis käinud inimese peale, sest ma tean, et kindlasti on minust rohkem käinud keegi. Aga Jumal on avanud meile selle ukse väga huvitavalt. Eestlased võib-olla tunnevad meid ka paljuski, ma mõtlen just kristlased, Eesti kristlik maailm, et me oleme teinud ühte sellist põnevat raamat nagu Taevaväravad põrguleegid. Ja me olime ükskord Lätis veel konverentsil ja seal juhtus olema üks Iisraeli pastor, naispastor Karmieli linnast, Irene Friedman, võib-olla oled kuulnud. Ja vot väga tore, armas Ukraina juurtega juut. Ja tema nägi seda, ta ütles, teate, te peate Iisraeli tulema. Iisraeli suhtes kuni selle ajani oli minul sükene suhteliselt rohkem leigem kui neutraalne suhtumine. Mõned olid väga vaimustunud, mõned olid käinud Iisraelis ja ma ei teadnud sellest mitte midagi arvata. Aga kui ta kutsus meid, siis mõtlesin, et no hea küll, no käime ära siis seal Iisraelis ja läksime 4 ühe teise abielupaariga ja ta pani meile kava, me teenisime erinevates rehabilitatsioonikeskustes Galileas, Berševas käisime, Akos ja iga päevaga rohkem, kui me seal olime, hakkas meie sees midagi juhtuma. Ja see on midagi sellist, mida ei oska seletada inimlikult nagu ratsionaalselt, et kuidas moodi üks inimene, kes ennem oli nagu külm või ükskõikne või selline neutraalne, nüüd ta tuleb siia maale ja see hakkab nagu pugema tema sisse. Ja sa hakkad tundma, et siin on midagi. Ja tead, kui me olime seal 2 nädalat olime, teenisime ennast kogudustes ja inimesed said päästetud, need olid enamasti venekeelsed juudid, emigrandid, kes olid just tulnud. Ja siis käisin Berševas ühes koguduses, seal on vist, see on 3-keelne kogudus, seal on venekeelne grupp, hispaania ja inglise ja hebrea, 4-keelne. Ja see maa jäi meie südamesse. Ja siis ma mäletan, et oli aasta oli hiljem, meil tavaliselt me käisime oma tüdrukutega puhkamas iga aasta kuskil soojal maal Türgis ja tuli siuke mõte, et kuule, aga miks mitte lähme Iisraeli, et meil juba kontaktid olid olemas, voodid olid olemas seal ühtede juures, kus me olime eelmine kord olnud ja helistasime neile ja muidugi tulge. Ja siis, see oli siis kõik meiega, siis Iisrael sai meid kätte. Ma arvan, et see on väga tabavalt sõnastatud, et mitte teie ei saanud Iisraeli kätte, aga Iisrael sai teid kätte. Ma kohe tahan täpsemalt küsida selle sama puudutuse kohta, mida sa just rääkisid, aga ma tahaks ka vaatajatele tegelikult teha reklaami. Nimelt Neemo ja tema abikaasa Liliana teevad ühte väga head saadet TV7-st. Selle saate nimi... Ja meil on olnud erinevad, meil on kõrbelood olnud, siis on viimane oli sari Jeesuse jälgedes. Just, Jeesuse jälgedes, ma mõtlesin seda, aga muidugi tegelikult, kui on veel saated, siis on väga soovitav neid nagu järele vaadata. Et ma olen ise mõnda osa sealt on õnnestunud nagu jälgida ja lihtsalt see on nii nagu
eriline, kuidas te avate piibli kirja kohta nagu tausta tegelikult, nii seda kultuurilist, ajaloolist, piibellikku, et annate inimestele nagu maitse sellest, mis tegelikult juhtus. Nii et lihtsalt vaatajatele väike soovitus Jeesuse jälgedes või Neemo Raasikuga teised saated kindlasti otsige ülesse. Aga ma küsiksin tegelikult edasi sinu käest, et kui sa saaksid nagu sõnastada seda, miks nagu sa räägid, et Jumal puudutas sind Iisraelist, et see maa puges sinu sisse. Kuidas sa näed Iisraeli olulisust, nagu, mis selle taga võiks olla, miks see sind puudutas? No vot, kui ma nüüd teaksin, miks, aga me oleme ka toonud väga palju gruppe Iisraeli ja ma ei teagi, kui palju. Ma arvan, et kuskil 50 gruppi kindlasti. Oleme viinud väiksemaid, suuremaid seltskondi ja erinevatest maadest, Eestist kõige rohkem muidugi, siis Venemaalt, Soomest isegi. Ja me oleme näinud ühte huvitavat asja, et jällegi väga palju on meil iga kord inimesi, kes on esimest korda Iisraelis või grupis, enamus. Ja kui nad tulevad sinna maale, siis täpselt sama juhtub nendega, ütleme, ma julgeksin öelda kuskil 80–90%, mitte kõigiga, aga nad tulevad sinna ja nad mõne aja pärast võtavad ühendust, kuule, millal sa jälle lähed? Me tahaks jälle tulla Iisraeli. Ja see on nagu näha, et jällegi mingi konks jääb südamesse, aga ma võib-olla, nii palju, kui ma olen aru saanud sellest asjast, sellest põhjusest, miks Iisrael puudutab just eriti neid inimesi, kes usuvad Jeesust, kes on Jumala omad, on see, et kui Jumal selle maa andis Abrahamile ja Abraham tuli esimest korda sinna maale, siis ütleb väga huvitavalt ja ta käis selle maa läbi. Ma olen mitu korda lugenud seda mõeldud, miks ta selle maa läbi käis? Ma tean juute Iisraelist täna, kes ei tea 30 kilomeetri kaugusel mõnda turismiobjekti, nad ei ole kunagi käinud seal, nad on seal elanud juba aastaid. Aga Abraham, kui ta jõudis sinna maale, ta käis selle läbi ja kui sa käid seal maal, kui sa näed nagu neid erinevaid kohti, kohtud erinevate inimestega, inimesi, kes usuvad Jumalasse, palvetavad koos juutidega nutumüüril, siis seda maad on ainult võimalik mõista tunnetuse kaudu. Sa ei saa seda kuskilt turismi raamatust õppida tundma või sa pead tunnetama seda maad. Ja tunnetada Iisraeli on ainult võimalik, kui sa käid seal erinevates kohtades, erinevates olukordades ja see tunnetus, see ühel hetkel tuleb sinu sisse ja sa hakkad seda tajuma oma sisemusega, mõistusega. Noh, ma olen vaadanud teie saateid, erinevad olukorrad, mis te olete siin rääkinud Iisraelist, et Iisraelis on, mu sõber ostis korteri Eilatisse ja meil on hea koht, kuhu alati minna Iisraelis ja korteri ostmine meie maal võtab aega, ma ei tea, pool tundi notari juures. Temal läks 3 nädalat ja selline paks klade oli täis paberit pärast seda. Et Iisraelis mõistusega võttes on paljud asjad nagu hullult keerulised ja lihtsalt asja on väga raske saada, on ju. Ja mõistusega peaks olema selline asi, et sa ei taha enam minna sinna maale, kus on selline bürokraatia ja pinge. Ja kas sa arvad, et minu sõber nüüd ei taha sinna kunagi minna enam või? Ta on nüüd nii tege, et tema lennukipiletit sõja pärast tühistati ära. Ja et ta jälle esimesel võimalusel tahab minna Iisraeli ja jälle see tunnetuse küsimus. Et nii palju olen ma sellest aru saanud. See pueb kusagile väga sügavale inimesesse. Kuidas Iisraeli nii-öelda avanemine või sinu ellu tulemine, kuidas see sinu usku on mõjutanud või sinu nägemust Jumalast, piiblist, elust? No ma usun seda, et üks asi, kui me nüüd Eestis loeme piiblit, siis see on meie jaoks nagu 2D, kahemõõtmeline. Ja meie, ütleme, lugedes raamatut, sinu kujutlusvõime peab hakkama tööle, kujutama ette neid kohti, mismoodi see võis välja näha, kui Taavet seal karjatses oma lambaid Petlemaa väljadel. Me kujutame ette, et Eestimaal nagu selline einamaa, kus rohi on põlvini ja siledad maad. Ja kui sa lähed sinna, siis sa näed, et vau,
see on täiesti teistmoodi, see on mägine. Et ta pidi kuskil mägede peal nende lammaste ja kitsedega seal käima, et leida neid rohututte. Kui sa lähed sinna, kus Jeesus kõndis, on kohti, kus sa võid põhimõtteliselt panna oma jalad ja ütelda, Jeesus seisis siin kivi peal. No, peaaegu. Et see teeb midagi inimeses. Piibel muutub sinu jaoks nagu, sa saad nagu 3-mõõtmelised 3D-prillid, et sa hakkad nägema seda sügavust, sa hakkad nägema neid vahemaid, sa hakkad nägema neid kujundeid, sa hakkad mõistma, miks. Vaat see on just minu arust nagu minule kõige olulisem Iisraelis käimisest, et sa hakkad mõistma, miks. Siin sa loed mõtet huvitav, miks on öeldud Piiblis nii? Sa käid seal, siis sa saad aru, sellepärast on see nii öeldud. Maa, mis voolab mett ja piima. No mida meie Eestis kujutame ette? No, mett müüakse purgi sees meil marketist ja piima on pakist, saad osta, aga miks see voolab mett ja piima? Sellepärast, kui maakuulajad tulid selle maale, siis see, mis maa peale tilkus ülevalt viigipuudest küpsed marjade siirup, see oli magus kui mesi ja metsikud kitsed, kes seal mööda uitasid, nad õõrusid oma udaraid vastu puid ja piim jooksis maa peale. Ja see on see pilt, mida nad nägid seal. Nad nägid maa peal mett ja piima. Vat. Väga huvitav, seda ma ei ole kunagi kuulnud. Neemo, kas sa usud, et Iisraelis ja üldse ilmutus Iisraelist on midagi, mis on nagu mõeldud igale kristlasele või on see sükene, et väike seltskond käib, ma ütlen, neil on väga erilised kogemused, keegi ei ütlegi, et ei ole, aga kas see on midagi, millest nagu kogudus laiemalt võiks osa saada? No ma tegelikult usun, et vaata, sa ütlesid õieti ilmutus Iisraelist. Et ma usun, et see tuleb meisse ka kasvamisega. See oleneb ka kogudusest, kus sa käid, et kui koguduses räägitakse sel teemal ja palvetatakse Iisraeli eest ja korraldatakse Iisraeli üritusi võib-olla, siis see inimene kasvab võib-olla juba usule tulles selle sisse, aga üldjuhul see on ikkagi selline teema, millesse me peame nagu kasvama ja see on ilmutuslik asi. Mina ütleks, et Iisrael kogu see arusaamine sellest Jumala plaanist seoses Iisraeliga, kogudusega, erinevate ajaperioodidega ja ajastutega, see on kõik läbi põimitud. Sa ei saa neid asju lahutada. Ja et nagu üritada kogudust võtta välja sellest ja teha sellest nagu selline eraldi üksus, see ei ole võimalik üldsegi, sest et see on nii seotud sellega. Sa ei saa rebida seda välja. Sellepärast, et jah, täna me ütleme, et juutidel on oma religioon, eks ole, judaism ja meil on oma, et mis see puutub sinna. Ja religiooni mõttes tõepoolest, eks ole, et meil ei ole judaismi, aga siin on nagu see, et meie juured lähevad sinna. Meie juured lähevad selle sisse. No me teame, me jõuaks siin kindlasti rääkida judaismi tekkest, eks ole, Pärsias Paabeli vangipõlve ajal. Et tegelikult ennem judaismi oli ju hebreaism, mis me loeme Piiblis, kui seda nagu panna sõnadesse, eks ole, et judaismil on oma loomulikult nüansid, et kui Jeesus tuli, tema tuli judaistliku Iisraelisse juba, kus oli see nii-öelda see religioon paikas, on ju, ja ta tuli väga paljuski selle religiooni vastu, eks ole, ta ei tulnud mitte juutide vastu aga me peame aru saama, et meie juured, need ehituvad selle peale. Me ei ole tühja koha peale tekkinud. Et kristlik kogudus ei tekkinud õhku lihtsalt. Ennem seda polnud midagi. Ennem seda oli väga palju. Terve Vana Testament oli ennem seda. Mul on üks huvitav, nagu võib-olla natuke pikemaks läheb see lugu, aga ma olin Tiberias ja me kõndisime seal ringi ja oli seal üks turismipood, kus müüdi igast huvitavat nänni. Ja seal üks vanem juut kipa peast oli religioosne, käis sünagoogis ja pärast tuli välja, et on sünagoogis mingisugune ülemus seal vist isegi. Ja siis tal oli see huvitav seaduselaegas, seal suur seaduselaegas ja ma vaatasin seda ja mul tuli huvitav mõte, et tead, mul on üks mööblitegija koguduses ja mõtlesin, et laseks tal teha ka sellise seaduselaeka ja kui on meil leivamurdmine, et siis me paneme selle vana lepingu peale uue lepingu sümbolid. Et see on nagu
kaks koos. Ja ma räägin selle juudile, et tead, ma tahaksin teha oma kogudusse sellise seaduselaeka, nagu sul siin on. Ja ta peatab mind, ütleb, aga mis puust sa tahad seda teha? Mis küsimus see on? Mis puust? No ma ei tea, kasepuust või? Ei, sa võid seda teha ainult akaatsiapuust. No nagu piibel räägib, et seaduselaegas oli tehtud akaatsiapuust ja ma ise mõtlen, et huvitav, miks pärast ta nii kindlalt selle puust, mis just akaatsiapuust peab olema. Et hakkab mulle seletama, et vaata, akaatsiapuud kasvavad kõrbes. Ma usun, et sa oled näinud akaatsiapuud. Ta kasvab nagu vihmavari ja tal on seal väga raske, sest seal on kuiv, seal on palav, aga tema kasvatab ennast vihmavarjuks või nagu päiksevarjuks. Ja inimesed, kes reisivad seal kõrbes, neil on palav, nad on nõrkemas kuumusest, nad saavad minna varju nende puude alla ja ta ütles, see puu on teenija puu. Tal on ise raske, aga ta teenib teisi. Wow. Ja ta ütles, et miks Jumal laskis teha akaatsiapuust seaduselaeka? Sellepärast, et ainult teenijad võivad tulla ja olla Jumala lähedal. Mina kuulen, mul kogub suu lahti, et juut räägib mulle sellist ilmutust. Ja tõesti, et see seaduselaeka juurde nüüd tagasi tulles, et see pilt on just selline, et selle vana peale ehitub see uus. See, milles meie täna oleme, juutide kohta muidugi peab ütlema, et nad on jäänud ühe piirini kinni ja see on ju Jumalast, sest Jumal sõna ütleb, et Jumal on teinud nende silmad kuni teatud hetkeni pimedaks. Juudid on targad inimesed. No nagu see lugu, mis ma räägin, kuule, me ei mõtleks elu seest välja. Aga näed, juudid saavad aru sellest, on ju. Et see ei ole üldse võimalik, et nii lihtsat asja, nagu on evangeelium, ei saaks juut aru. See peab olema Jumala poolt. Pandud tal kinni teatud ajani, et ta ei saa aru. Ja kui see aeg tuleb, siis hebre keeles ütleb kol Israel ivachsha. Kogu Iisrael saab päästetud. Aamen. Sündigu nii. See meenutab mulle tegelikult ise Iisraelis elades ka, kui ma kuulsin seal inimeste tunnistusi, kes ongi juudid, kuidas nad Jumala juurde tuled, kuidas nad Jeesuse, kuidas nad jõudsid selleni, et Jeesus on Messias. Ja ma peaks ütlema, et isegi 99% nendest lugudest oli niimoodi, et alati nad läksid kõigepealt Vana testamendi juurde. Et kuidagi, näiteks mul tuleb kohe pähe üks minu lähedane sõbranna, kelle ema oli väga traditsiooniline juut. Ta ei olnud ortodoksi, religioosne, aga kindlasti selline, kes kõik igasugused mõtedki sellest, et Jeesus võiks keegi olla, nagu viskas välja. Ja tema, kui ta oma abikaasaga kohtus, abikaasa on kristlane, siis ta alguses, ta esiteks armus ära ja ta ütles, et ongi, et ta ei saa nii-öelda oma tunnetega nagu midagi teha, aga olgu sulle teada, et mitte kunagi ei saa minust kristlast, et lihtsalt, et need asjad on meil siis lihtsalt eraldi, sinul on oma asjad, mul on oma asjad, on ju. Ja siis ta nagu nägi selle mehe usku ja tema elus nagu sellist, ongi Jumala vaimu ligiolu tegelikult rahu ja mingites ka sükest Jumala sekkumist ja ta tundis selle ära ja nagu piibel ütleb, see tegi ta tegelikult nii-öelda kadedaks või kuidagi ta vihastas selle peale. Ta mõtles, et see on ju täielik jura, mis ta usub, on ju, et see on mingi välja mõeldud asi, on ju, et see ei ole nagu Jumal, on ju. Ja siis ta läkski kõigepealt nii-öelda nagu, aga see nagu oma lepingu juurde siis, eks. Ja ta ütleski, et teda nii häiris see, et minul on ju kõik need lepingud, minul on kõik need tõotused, eks ju, ja siin on inimene, kellel on see rahu, mida mul ei ole või need asjad, eks, et kuidas see nagu saab olla. Ja tegelikult, kuna see abikaasa nagu mõistis tegelikult ka seda tegelikult, et Jumal ei ole esimest lepingut tühistanud, et see on ka nagu identiteet, mis temal on antud, eks, et siis ta ei läinud nagu selle vastu, vaid nad hakkasidki nii-öelda koos pühakirja uurima ja siis nad Vanast testamendist ta nagu suutis talle nagu need sillad luua ja näidata, miks ta ütleb, et Jeesus on Messias ja see naine tuligi Jumala juurde, sai päästetud, eks, et sükene nagu väga eriline lugu on ju. Wow. Aga see on see sama nii-öelda vana ehitub või uus ehitub vana peale ja nad saavad nagu kokku, eks. Mul on üldse selline tunne, et kuidagi Jumal kõneleb nagu juutidele nagu ka tihti tunnustähtede kaudu.
Tead, meil oli selline huvitav lugu, jälle Tiberias oli see, noh, me oleme tavaliselt tööd seal, kui me oleme gruppidega seal ja me olime ühe seltskonnaga seal jälle ja läksime õhtul sööma ühte seal see tee, mis läheb alla järve poole, seal on kõik restoranid kahel pool ja lähme ühte restorani ja see on huvitav restoran, ma ei ole kunagi näinud niisugust, et seal ei olnud mitte ettekandjateks noored tüdrukud või nagu tavaliselt, vaid seal olid vanemad mehed, kipad peas, kõik mustvalged riided seljas, ortodoks juudid olid kelnerid ja nad liikusid hästi aeglaselt muidu ka, et väga huvitav vaatepilt oli. Ja siis see restorani omanik, niisugune nooremapoolne mees, tuleb meie juurde, me istume laua taha seal mingi 10 seltskonnaga ja ma ei tea, mis juhtus, minu seest tõusis üks lause. Ma ise ka ehmatasin ära, mis ma ütlesin. Ma istusin maha ja ma ütlesin talle, tead mis, meie usume Jeshuat ja sinu restorani peale tuleb õnnistus. Ja ta muigas muidugi nii siia, võttis tellimuse ja läks ära. Ja restoran on tühi, ainult meie istume seal. Ja noh, me hakkame siis sööma seal ja toidud ja restoran hakkab järjest täituma. Täitub. Ennem oli vastupidi, et üle tee oli täis restoran ja nüüd oli üle tee tühi ja tema restoran oli nii täis, me pidime ära minema, et anda kohad inimestele. Ja tead, mis see mees, ta oli näost nagu ära täis, tuleb meie juurde, et kuule, tead, mis teie pärast tuli õnnistus minu restorani, tead, tulge tagasi, järgmine kord on teile toit tasuta. Ja tead mis, me läksime järgmine kord tagasi muidugi ja tõesti oli tasuta, olime vist oma abikaasad kahekesi, sama stsenaarium. Ja see mees oli niivõrd, kuidas Jumal kõnetas teda. Lihtsalt, no ma ei oleks elu sees kellelegi julgenud sellist asja ütelda nagu inimlikult, aga ma sain aru, et see oli nagu Jumalast lihtsalt spontaanselt tuli. Ja Jumal tõesti näitas talle, et õnnistus tuleb Jeshua pärast sinu restorani peale. Ja nüüd on iga kord, kui me kõnnime mööda sellest restoranist sealt, mööda seda tänavalt, me tavaliselt oleme õhtust hotellis söönud, aga ta alati hüüab, kuule, tulge sööma. Ja. Vot, et ongi, ei olegi nii-öelda väga palju vaja sinna lisada, eks, et kuidagi nii eriline on selles voolamises olla, eks ju, et sa lihtsalt, ma olen ise seda ka erinevates lugudes kogenud, et sa lihtsalt saad osa ise sellest ja kui suur see õnnistus on nagu näha, kuidas Jumal neid puudutab tegelikult ja nagu loob seda sidet selle uue ja vana vahel nii-öelda, et see on nii eriline asi. Mul tuli tegelikult üks mõte siin veel enne, kui me rääkisime sellest ilmutusest, et kas ilmutus on ju kutse, eks? Et kui me mõtleme nagu selle peale, see sama küsimus, mis ma küsisin, et kas see on kõigil, eks? Jumal ei tule nagu haamriga pähe kellelegi panema, et sa ei saanud Iisraelist aru või tead, et sul on see asi ikka kinni, eks ju, et Jeesusega samamoodi tegelikult, eks, et see on ju kutse, et inimene tuleb Jeesuse juurde, siis ta ise peab selle valiku tegema, et ma tahan seda, ma vajan seda ja ma usun, et tegelikult ma küsin kohe, nagu annan sulle sõna, et kas sa oled minuga nõus, aga ma usun, et Iisraeliga on see sama asi, et see ei ole nii-öelda, et kui sul ei ole ilmutust Iisraelist, siis sa kaotad oma pääste või sa ei ole kristlane, eks. Aga see on nagu kutse sellesse sügavamasse mõistmisesse. Absoluutselt nõus. Ja ka selle mõistmisse, et ikkagi Jumal on pannud ühe osa ka kristlastele sellesse ühe õnnistuse osa, kui meie oleme Iisraeli poolt või millise seisukoha me võtame siis. Vastavalt sellele see on juba esimesele heebrealasele Jumala poolt antud tõotus, eks ole, et need, kes õnnistavad sind ja sinu sugu, neid õnnistan mina ja vastupidi ka. Nii et seal on ka hoiatus sees tegelikult selles mõttes, et kui me ikkagi võtame nagu teadlikult sellise Iisraeli vastase seisukoha, nagu teades, et see on ikkagi Jumala rahvas ja noh, muidugi, kui me oleme piiblit lugenud, siis me ju oleme teadlikud asjast. Ja et see nagu on seotud selle asjaga ja ma usun, et muidugi see tuleb meisse, kui me uurime. Ja ma usun, et see on kõige sellisem huvitavam teema Iisrael, et see on nagu lõputu põhjatu ilmutus. Et sa nagu hakkad minema selle sisse, sa saad aru mõnest asjast, hakkad taipama juba seoseid ja siis sa jõuad järgmise punktini. Jumal viib sind järgmise punktini, mõtled, vau, jälle üks uus uks läks lahti või peatükk avanes, et see on ka nagu selline, noh, ma olen oma elus kogenud seda, et see on selline järk-järguline ilmutus.
et see ei kuku korraga nagu Newtoni õun pähe sulle, vaid et sa saad nagu tükikaupa seda Jumala käest. Ja see on nii huvitav, et tead, ma ikka alati ootan, et Jumal, millal on järgmine ilmutus. Ja jälle, et alati, kui me Iisraelis käime, me iga kord saame mõne sellise väga huvitava pärli jälle. Et noh, sellepärast ma tahaksin jälle kohe tagasi minna sinna. Jaa. Neemo, praegu on keerulised ajad Iisraelis, keerulised ajad maailmas. Sõda on käinud mitu aastat mitmel rindel. Ma olen ise oma ringkonnas ka kuulnud inimeste käest nii-öelda, et seda küsimust, et kuidas ma saan Iisraeli toetada, ma ju ei toeta sõda. Et kuidas sa sellisele küsimusele vastaksid? Ma usun, et see on sõda ei ole mustvalge küsimus. Sa ei saa seda võtta. Sõda on esiteks, miks on sõda? Sõda on sellepärast, et keegi tahab kedagi tappa, kellegi maad ära võtta, kellegi omandust ära võtta. Sõda on sellepärast, et keegi kaitseb ennast kellegi vastu. Me peame küsima, mis sõda Iisrael sõdib. Eks ole, et ma arvan, et keegi ei mõistaks hukka kedagi, kes kaitseb ennast, et kui öösel tuleb sinu majja relvastatud isik ja sul tekib seal mingisugune võitlus ja ütleme, et ta saab tõsiselt haavata või surma isegi, siis keegi süüdistaks ju seda, et kui sina kaitsed oma peret, oma kodu või kui on see vastupidi, eks ole, et siin me peame nagu küsima kõigepealt seda, mis sõda sõdib Iisrael. Ja kui sa vaatad nagu ajalugu jälle, et ma usun, et ilma ajaloo tundmata, vähemalt lähiajalugu, ei ole Iisraelit võimatu mõista. Sa pead ikkagi teatud määral nagu süübima ka nendesse asjadesse ja ma usun, et kui sa vaatad Iisraeli nagu lähiajalugu, siis alates riigi asutamisest peale 48 aastast, et siis sa näed seda, et kõik sõjad, mis Iisrael on sõdinud, on kaitsesõjad. Mitte ainuski pole sõda, kus Iisrael on alustanud ise sõda, et kellegi maad vallutada. Ma tean, et mõned ütleksid kohe, aga Iisrael praegu on Liibanonist ühe osa seal nii-öelda okupeerinud, on ju. Ja, aga ta on teinud seda sellepärast, et vastasel juhul Hezbollah laseb rakette nende linnade pihta, rahulike elanike pihta, et ilma puhvertsooni loomata ei ole võimalik üldse Põhja-Iisraelis eksisteerida. Ma korraks kommenteerin seda ka, et see on ka sageli ütleme teadmata inimestele, et sellel asjal on jällegi oma ajalugu, et see ei ole päris nii, et Iisrael tänapäev otsustas, et nüüd ma lähen Liibanoni, eks, et tegelikult see läheb tagasi viimase ÜRO resolutsioonini vähemalt, mis oli, mis aastal see oli, mul ei tulegi hetkel meelde, äkki 2006, täpselt 2006 ja sellega Liibanoni valitsus ise ju võttis endale kohustuse Lõuna-Iisraeli piirkond nendest sõjalistest rühmitustest puhastada, aga ta ei saanud sellega hakkama, et ta ei ole olnud selleks võimeline. Seesama Hezbollah tegelikult seal Iisraeli sees või tähendab Liibanoni sees on väga palju võimu võtnud ja väga palju kaost põhjustanud, et nii-öelda tegelikult see ametlik valitsus on sellega hädas olnud, et nad ei suuda ohjata seda asja ja ütleme lihtsalt võib öelda, et tekkisid soodsad tingimused, et see nii-öelda see asi varem või hiljem oleks tulnud ära teha, sest et need rünnakud, nagu sa kirjeldasid tsiviilisikute pihta Põhja-Iisraelis on kestnud vähemalt 20 aastat, kui mitte rohkem, on ju. Et lihtsalt selline väike märkus, et see ei ole ka tühja koha pealt. Ja sama on Iraaniga ju tegelikult ka. Et jällegi mõned siin kirjutavad ka tuntumad inimesed meil, et miks Iisrael ikka seda agressiooni seal ja Ameerika, miks nad koos siis ründavad Iraani. Ma tooksin siin sellise paralleeli, et tegelikult kui me vaatame 30. aastatesse, siis me näeme seda, kuidas kõik Euroopa, kogu maailm nägi, kuidas Hitler saab võimule. Ta nägi, kuidas ta kinnitab oma võimu, ta nägi, kuidas ta ennast sõjaliselt kindlustab ja oma armeed kasvatab ja kõike seda. Ja mitte keegi ei teinud mitte midagi. Kõik vaatasid pealt, kõik nägid, kõik said aru, et see on ohtlik, aga keegi ei teinud mitte midagi. Ja kas me ei ole täna jälle samas kohas, eks ole, et kõik teavad, kõik on nõus sellega, et Iraan on üks, maailma suurimaid ja tugevamaid kurjuse pesasi täna.
kõik näevad seda, kuidas ta rikastab uraani, kõik teavad seda, et tal on juba 6 kilo midagi rikastatud uraani. Kõik teavad, et tal on tuhandeid ballistilisi rakette, mis lendavad üle Euroopa välja. Kõik teavad seda, aga keegi ei tee mitte midagi. Ja hämmastav on nagu selles sõjaasjanduses üldse see, et kui keegi teeb midagi, siis huvitav on see, et hakatakse väga paljuski ründama neid, kes midagi ette võtavad, et seda nii-öelda hävitada, tema võimekust nullida, kui et hakata hoopiski siis nagu toetama neid, kes midagi ette võtavad. No tegelikult ütleme nii, et Eestis on ikkagi suhteliselt seisukoht ikkagi praegusel hetkel ikkagi Iisraeli poolel rohkem kui Iisraeli vastased, sest need mõned hääled, mis kostavad siit ja sealt, need tulevad, nagu sa ütled, ka ikkagi enamasti teadmatusest ja lihtsalt puhtast ignorantsusest. Nii et ma julgustan kõiki armsad vaatajad, harige ennast, sellepärast et see on palju sügavam asi kui lihtsalt see, et inimesed hukkuvad. Sõjas hukkuvad inimesed ja see on tragöödia. See on paratamatus. Sellist sõda ei saa olla, kus ei hukku keegi, kes ei puutu asjasse. Aga nüüd see küsimus on selles, et kui Iisrael ja Ameerika näiteks ei oleks võtnud ette seda aktsiooni praegu, siis võib-olla aasta-paari pärast oleksid tõepoolest lennanud raketid üle Euroopa, oleks tõepoolest tuumapommid, tuumalõhkepeadega ballistilised raketid lennanud kusagil Pariisi pihta või kuhu iganes. Aga tänu sellele, et nad seda praegu tegid, see veel ei ole päris ka ühele poole jõudnud meie saate salvestuse ajal, aga tänu sellele see asi on vähemalt piiratud, see on ära nuditud, see ei ole enam niivõrd võimekas. Nad ütlevad, et praegu nad ei saa enam tootagi ballistilisi rakette, et neil see, mis neil on, see on. Aga seda ei tea keegi, kui palju neid on. Nii et jälle, et see sõja küsimus jälle on, nagu me siin rääkisime väljaspool eetrit ka, et me oleme harjunud, et meil on rahu. Me oleme sugupõlv alates 40-ndatest, kes ei ole näinud seda. Ja ma usun ka seda, et meisse on kuidagi kinnistunud selline arusaamine, et nüüd vist enam ei tulegi sõda, sest me oleme täna nii haritud inimesed, me ei ole enam primitiivsed, kes rikkad, ilusad kõik ja meie enam keegi, nüüd on sõdadega lõpp. Aga paraku me näeme, et Jeesuse sõnad, kui ta ütles, et te kuulete sõdadest, sõnumid sõjast, rahvas tõuseb rahva vastu ja ta kõneles seda just meie sugupõlvele. Et siin on nagu üks selline asi, et me peame nagu ennast, kuidas öelda, nagu oma meele nagu sellega panema ühele lainele, et me ei pääse sõdadest. See on fakt, see on reaalsus täna. Palume armu meie maa üle ja et siia ei tuleks sõda tõesti, Jumala halastust ja armu. Aga see, et sõjad toimuvad siin ja seal erinevates kohtades, see on võimatu, et neid ei oleks. Ja. Ma tahan lauale panna veel ühe asja, mis ma usun, et paljudel kristlastel, ütleme, selles teemas on mingis mõttes nagu ees või kuidagi tekitab ka hirmu, on see, et nii-öelda kardetakse toetada valitsust, ükskõik millise riigi valitsust, millel on oma agenda, oma inimlikud plaanid, ka võimuvõitlused seal sees, eks ju, seal me ju ei näe kõiki neid asju. Et kuidas sina nagu pastorina siin annaksid nõu orienteeruda või kuidagi, ma usun, et sa mõistad mu küsimust, et jah, kuidas nagu sellesse suhtuda, eks, et jah, tõesti sõdadel on ka põhjus, eks ju, rünnakutel on põhjus, aga me näeme nii-öelda seda teist poolt ka, eks ju, loomulikult Putini näol näiteks, eks, et on ka võimuambitsioonid, on ka vallutused, on ka ründed, et kuidas sa nagu vahet teed, mis siin toimub? No ma usun seda, et me ikkagi peaks olema selle pool, keda rünnatakse, see on nagu üks reegel kindlasti, eks ole, et siin ei ole üldse küsimust, et ka kristlaste keskel on hääli, kes ütlevad, et nad ikkagi on Putini poolt või vähemasti neutraalses sellises seisukohas. Aga ikkagi Jumal on alati selle poolt, keda rünnatakse, keda üritatakse röövida ja nii edasi. Ta on alati vaeslaste ja lesknaiste Jumal, nagu Piibel ütleb, eks ole. Ja samamoodi ka, et kui me räägime Iisraeli sõdadest, eks ole, et me loeme väga selgesti, et
Jumal tõotas selle maa anda ühele rahvale ja see on Abrahami soole. See on täiesti kindel. Ma usun, et keegi ei saa seda kuidagi teistmoodi lugeda. Loomulikult ajalugu on mänginud seal olukordi ja asju ringi, seal elab palju teisi rahvaid, elab araablasi, elab truuse, kes seal kõik on, beduiinid. Aga ikkagi see maa kuulub sellele rahvale ja kui sa veel vaatad ühte huvitavat märki, siis kogu läbi pika ajaloo, alates sellest ajast, kui Jumal andis selle maa Iisraelile, on see maa õitsenud ainult siis, kui see rahvas on seda valitsenud, kui see rahvas on seal olnud. Kui viimane kord, kui Iisrael siis nüüd tuli tagasi, hakkas tulema Alias lainetega, siis nad tulid ju sohu ja kõrbesse, kus ei olnud linnu. Mark Twain kirjutab oma reisikirjades, et kõndisin 11 miili Galileas ja ei kohtunud ainsatki inimest. Tänapäeval sul ei ole kohta minna, kus inimest ei ole. Väga raske Galileas. Ja me näeme seda, et see maa on antud sellele rahvale. Ja kuigi seal on teised rahvad, siis me näeme seda, et täna ka rahvusvaheline üldsus on tunnustanud ju Iisraeli kui riiki, eks ole. Ja me näeme, et täna on see asi nagu teistpidi, et tahetakse Iisraeli käest ära võtta seda riiki, sest need loosungid, millega siis Iisraeli rünnatakse alati, on ju väga selged. Jõest mereni see eesmärk on, et hävitada kogu see rahvas ja et siis jälle teha sellest üks järjekordne tõenäoliselt Araabia riik või kes teab, mis riik. Et me mõistame seda, et Jumal on selle poolt, kellele ta selle maa on ju andnud, eks ole. Siin on jälle nagu, need on väga lihtsad reeglid tegelikult ja asjad. See ei ole üldse keeruline. Aga et me peame nagu need asjad ka piibli ja ajaloo põhjal nagu tegema selgeks. Ja sa oled elanud seal, eks ole, sa tead ju, et Iisrael on ainukene riik, kus, eks ole, või tähendab, kus võivad olla teise religiooni esindajad ka poliitikas, on ju, et araablased on täna Knessetis, Araabia rahva esindajad, truusi esindajad. Ma ei tea, kuidas oleks Iraanis, kui seal oleksid juudid valitsuses. Ei ole ju. Ja Iisrael ei ole riik, kes neid rahvaid kuidagi moodi üritaks sealt välja saada või alistada või ahistada. Ta suhtub ju kõikidesse rahvastesse ja ka religioonidesse väga sallivalt ja lubab üsna kõike teha, mis nad seal teevad, on ju oma kommetes ja asjades. Ja, see on tõsi. Siinkohal ma jälle teen ühe väikse soovituse, see on niisugune kerge huumoriga soovitus, aga väga nagu humoorikas ja meeleolukas on vaadata Iisraeli parlamendi debatte YouTube'ides ja lihtsalt, et me ei kujuta seda olukorda ette näiteks Eesti parlamendis, et keegi tuleb lagedale väitega, et Eesti riiki ei peakski olemas olema, eks ju. Ja ometi Iisraelis näiteks Araabia parteid võivad vabalt selliste väidetega tulla lauale, öelda, et üleüldse seda asja siin ei peaks olemas olema, mis tegelikult nendele võimalusi on andnud seal üldse rääkida, on ju. Et lihtsalt ja seal on väga niisuguseid nagu värvikaid vestlusi. Me oleme väga palju erinevaid olulisi punkte, ma usun, täna katnud. Ma võib-olla siin lõpetuseks küsiks sellist asja Jeesuse kohta ja Iisraeli kohta. Lihtsalt hiljuti mul ka üks tuttav nagu tuli lagedale nagu sellise väitega, siis, et Jeesus oli ju juutide vastu. Et Jeesus, keda sina pead messiaks, et ta ise on ka kristlane, tubli kristlane, elav kristlane, aga ta tuli nagu selle kriitikaga, et vaata, mida Jeesus ütleb juutide kohta, et kuidas sina nagu siin mingit Iisraeli saad toetada, et kuidas sa sellisele väitele vastaksid? Siin on jälle see point, et Jeesus ei tulnud mitte juutide vastu, vaid ta tuli selle religiooni vastu, mis oli, nagu me siin eespool rääkisime ka, et mida juudid olid ise välja mõelnud või nagu lisanud või ma ei tea, kuidas seda võiks täpselt väljendada, nagu laiendanud üle sõnapiiride, et see klaas loksus kõvasti üle, eks ole, see, mida nad seal Babyloonis siis välja mõtlesid, on oma kõiksugused traditsioonid. Ta tuli põhiliselt nende traditsioonide vastu, ega ta ei tulnud tegelikult ju juutide vastu, kui ütleme siis, ta nimetas ju ikkagi neid oma vendadeks ja samamoodi Paulus on ju.
ta ütles, et ma olen ise valmis saama ära neetuks oma vendade pärast. Kujutad ette, kui suur asi see on, mida öelda, eks? Ja noh, Jeesusel oli ju sama seisukohta ju armastas ja ta ütles ju sellele naisele, kes tuli tema juurde saama oma tütre pärast abi, ta ütles, et mind ei ole sinu pärast läkitatud üldse. Mind on läkitatud Iisraeli soo pärast. Et see väide on kuidagi selline hästi, kuidas ütelda, jällegi on välja tõmmatud kusagilt hästi kitsast kohast niiviisi, et jällegi väga selline suur soovitus teile, armsad vaatajad, laiendage oma arusaamist Iisraelist seoses Piibliga, seoses Jeesusega. Kui me räägime üldse Jeesusest, siis miks Jeesus üldse tuli Iisraeli? See on hea küsimus, et ta ju tuli sellele maale, ta tuli sellesse, mis oli tema oma, nagu ütleb Johannes evangeeliumi algus. Ja ta valis selle maa, et seal elada, kasvada ja ta valis Jeruusalemma, et seal surra, et seal teha kogu maailma lepitus. Kujutad ette, on ju. Ja ta ütles, et ei sobi, et prohvet saaks kusagil mujal hukka kui Jeruusalemmas, on ju. Ja see oli tema konkreetne valik. Ta valis selle, et tulla tagasi sinna, selle samasse paika. Ta valis selle, et kunagi 1000 aastat sealt valitseda kogu maailma. Me ei saa kuidagi öelda, et Jeesus oleks mingil määral selle maa vastu või selle rahva vastu, eks ole. Kui ta tuleb sinna jälle tagasi. On ju, et kui sa kusagil saad peksa, siis sa ei lähe sinna enam. Aga ta armastab nii palju seda rahvast. Ja noh, kuigi jah, ega juudid võivad olla vahest päris okkalised küll. Aga kes ei oleks? Eestlased ka, kristlased ka. Aga noh, sa tead ise väga hästi, meil on mitu head kogemust olnud juutidega, kus me olime sõja ajal ükskord Iisraelis, väga hull pommitamine, raketid lendasid sinna tänna, kõik oli kinni ja tänavad olid tühjad ja siis me läksime ühte poodi seal sisse Kibutsisse, kus ma olen alati käinud gruppidega. Ja meil on seal tuttavad need müüjad ja omanikud ja kui me läksime sõja ajal sinna sisse, siis sellel omanikul, tal kukkus suu lahti ja silmad läksid nii suureks. Teie siin praegu sõja ajal, kas te ei karda? Ja me siis ostsime oma ostud ära sealt ja ta tuli välja ja ütles, tead, ma tahan teiega pilti teha. Nagu ma nägin, et midagi läks sellest okkalisest kaktusest läbi. See, noh, et juudiga sa ei saa lihtsalt evangeeliumigi talle sõita sisse, on ju. Aga kui ta näeb seda, ta näeb, et kuule, need tulevad isegi sõja ajal siia meie maale toetama meid, on ju. Et see muudab. Ja Jeesus tuli samamoodi, on ju, ta tuleb jälle tagasi. Kuigi seal, jah, tal ei olnud võib-olla kõige lihtsam aeg. Ja, Neemo, meil kahjuks on saateaeg otsas, aga aitäh sulle selle sisuka ja puudutava vestluse eest. Ma usun, et ka vaatajaid see on puudutanud ja kõnetanud ja aitäh teile, kallid vaatajad, et taaskord meiega olite. Kohtumiseni peagi järgmistes saadetes.